Täna teeme karbi avamise ja kuna karp on nii suur, siis siin sättisin natukene seda kaamera asendit ja vaatame, ehk õnnestub lahti lõigata siis ka. Ja karbis peaks olema üks toode, üks tore toode. Oho, meeletult mullikilet. Oi, tegin tagurpidi lahti, nagu selgub. Vahet ei ole. Võimendi A500. Ja paistab, et see siin tõesti karbis on. Vaatame siis. Tõstame korra kõrvale. No nagu pistikust näete, siis ei ole see asi Eestist pärit. Aga selle saab ära vahetada. Võimend ise. Nii. Siin ta on. Ja päris raske tükk, ma võin teile öelda. Behringer A500. Ja tegemist on stereovõimendiga. Selline ta välja näeb. Ja minul on sellel ainult üks eesmärk. Lisavõimendada kõlareid, et ta ei lähe mul mitte põhivõimuks, vaid lisavõimendiks. No, ma ostsin praegu ühe prooviks, sest ma ei ole tegelikult seda Behringeri kasutanud, aga ma olen lugenud selle kohta, et ta on väga hea võimendi oma raha eest. Ja seetõttu ma sellega ostsin ja ma sain ta tõesti hea hinnaga kätte, et tasus nagu osta, ma loodan. Ja kuna see on stereovõimendi, siis ühest on vähe, mul on vaja ühte veel, aga praegu ma mõtlesin, võtan ühe prooviks, et proovin ära, kuidas ta on. Kui on nii hea, nagu räägitakse oma hinna eest, siis ma ostan ühe veel ja võimendan ka keskkanali ära. Et praegu sellega ma võimendan ära vasaku ja parema ehk stereo osa võimendan ära nii-öelda. Ja siis hiljem, kui olen rahul, siis ostan ühe juurde. Ja varem ma olen kasutanud siin ka lõppvõimendeid. Küll sellist, millel on 5 kanalit korraga sees, aga ma mõtlesin, et nüüd võiks natuke asja muuta ja võtta vähe teistsuguse. No, siin, ma ei tea, kas jääb näha, siin sees on üks, põhimõtteliselt tegemist on toidel siin põhile, mis kaalub, et ega siin muud tarkust pole, et see on see, mis selle power siit välja annab, et ta vist äkki oli 180 vatti kanalisse, ma vaatan kohe järgi. Vaatame järgi kiirelt. Nii, tehnilised andmed on siis sellised, et 8 ohmi juures 125 vatti ja 4 ohmi juures 185 vatti. Ja kui sillatult on, siis on 375 ehk ühe kanali peale. Ja tippvõimsused ehk peak powerid on siis 8 ohmi puhul 175 ja 4 ohmi puhul 300 vatti. Ja monosillatult siis 600. Ja need on kõik siis moonutuse juures 1% THD-d. Ma arvan, et täitsa ok. Ma arvan, et kui töötab nii nagu lubatud, siis võib selle ostuga küll rahul olla. Nimelt maksin selle eest alla 200 euro. Koos postitusega muide, kui nüüd täpne olla. Ja selle eest võib neid osta kohe peoga. Et loodan, et õigustas oma hinda igati. Niisugune ta eest välja näeb. Ma pean nüüd otsima toitjuhtmes ka käima panema ja muljetan juba mõnes teises videos. Et mis ja kuidas. Siin midagi keerulist nagu ei ole. Väga lihtne ja nii-öelda räkki paigaldatav ehk siis kuhugi sisse saab ära paigaldada ja mul ongi mõte, et ma panen ta oma nii-öelda selle audio-video riiuli alla üleüldse. Ja see oli ka teema, et oleks õhukene, et mul see varasem
varasem lõppvõimendi oli liiga suur, et ega ta igast nänni on kogunenud ja ei mahu hästi ära. aga ma loodan, et see nagu on täpselt see, mis mul vaja. ja noh, ma usun, et selle raha eest nagu pole küsimustki. nii, kui keegi osta tahab, siis ma 2 sotiga müün maha, kui ma ei ole sellega rahul. aga ma loodan, et ma olen. nii et mis siis ikka, kõike head ja järgmise videoni.